ja ma alustan samamoodi, et tutvustan, kes meil siin täna oma mõtete jagamisega laua taha on istunud. Kõigepealt Ahto Aruväli, kes on Tartu Ülikooli magistraadikraadiga aastast 2023 ja tema töökogemus on siis ehitusspetsialistist kasvanud ehitusettevõtjaks. Ja Egon Leedo, kelle magistrikraad Tartu Ülikoolist pärineb aastast 2021 ja samamoodi on siis arenenud spetsialistist äritarkvara ettevõtjaks. Ühtlasi ta on, mis võib-olla tänases kontekst sobib ka hästi, on ta ka Tallinna RAM-kooli ettevõtluse õpetaja või õppejõud, nii nagu neid koolis kutsutakse. Ja ühtlasi õpetab siis ka Tartu Ülikoolis muutuste juhtimist ja äristrateegiat. Minu nimi on Meelis Milder ja mina olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna nii ammusel ajal kui aastal 1981 majandusküberneetiku diplomiga ja olnud siis oma elu jooksul konsultant, ettevõtte juht, ettevõtete omanik või kaasomanik ja asutaja. Miks üldse inimesed ettevõtjaks nagu saavad või hakkavad? Miks teie kahe jaoks on olnud ettevõtjaks saamine oluline? On see olnud selline plaan, ma ei tea, 18. eluaastast alates või on see kuidagi teistmoodi juhtunud? Egon? Jaa, ma olen kaua ettevõtja on osus. Kui ma teistpidi vaatan, siis ma olen natuke palgatöötaja olnud, ma olen kohutav palgatöötaja olnud, eks ma püüan tasu eest minimaalselt teha, eks ju, ja targutan ei ole palju juurde, eks ju, ja nii edasi. Aga ettevõtja, mis see minule tähendab olla ettevõtja? Esiteks realiseerida mingeid oma ideid, eks. Kui te praegu mõtlete, teil on kohutavalt palju ideid, eks ju, praegu, teie vanus, mul küll oli. See ongi nagu tee, mida minna siis sel juhul. Esiteks jah, ideid ja ambitsiooni. Palgatöötajana ma realiseerin kellegi teise ambitsiooni. See pole iseenesest paha, aga siiski mulle ei sobinud hästi. Jah, see on esimene asi. Teiseks, võib-olla ma saan teha asju nii, nagu mina tahan, eks. Mitte ma ei propageeri mingit autoritaarsust, aga siiski. Minu jaoks on ettevõtlus nagu mingi, nimetame siis kunstivorm. Ma püüan nagu kujundada siis ettevõtet, tema arengut. See on nagu minu jaoks tohutult loominguline töö olnud, et see ei ole lihtsalt mingi nüri eelarve täitmine, mingi numbri tagaajamine, et see number tuleb iseenesest, eks, kui sellele vaba käega läheneda, eks ju. Et see on nagu, aktsiahindadega ei saa kuidagi mõjutada millegi muu läbi, kui ainult heade tulemuste läbi, eks. Ja nii on ka see ettevõtlusega mulle olnud, et see selline nagu kunstivorm, aga eks ju pole ju olnud mõtet olla siuke kunstnik, kes joonistab kuskil oma kappi, eks ju, niimoodi, et kunsti nagu selline kullaproov on ikkagi see, et kui keegi seda ostab ka, eks. Et seal on mingi väljund ka selle asjal alati olemas on. Aga nüüd ma natuke oponeerin Ahto sulle selle vastutuse osast, et ka vastutus on tegelikult see asi, mis on mind just köitnud ettevõtluse juures, et tegelikult on niimoodi, et vastutus annab vabaduse, et seda ei tasu karta. Seda tuleb võtta nagu tööriista, et vastutus annab sulle, kui sa oled mees ja pead oma sõna, siis vastutus annab sulle ka konkurentsieeliseks. Et tegelikult päris elus ei ole neid vastutuse võtjaid üleliia palju ja neid sõnapidajaid ka nagu üleliia palju pole, et see on nagu väga lihtne võimalus eristuda. Et kui sa vaatad seda kui tööriista, mitte nii nagu meile tegelikult seda kuidagi sugereeritud, et vastutus on siuke nagu läbi negatiivsus alati sugereeritud, siis et ta on nagu mingi läbi hirmu, eks ju. Tegelikult see ei ole hirm, see on võimalus hoopis. Ütleme, täna on ju meie väga palju külalisi, ma tegelikult olen teise nurga alt siia, et kuidas ma üldse sinna jõudsin ja miks ta täna oluline on, et täna on hästi palju meil noori siin, me ise oleme noored olnud ja hea oli kuulata eelnevat paneeli, et mis me selle vanusena tundsime, kui me olime sama vanad kui siin noored. Mina olen täiesti muretu, täiesti ükstapuha kõigest. Ja mina olen üks nendest siis olnud, ma saan aru, Maaja tahtiski tuua ühte sellist musta obust, kes on võimelik kuskilt nagu ka Tartu Ülikooli lõpetama, et mina alustasin puru kolmelisena, ei teadnud, kas gümnaasiumissegi saan, aga
see on see, mida ma olen käinud ka noortele rääkimas, et mina ei teadnud, mida edasi teha, nagu teie võib-olla. Ja sellel ajal naabrimees kuulas mind, et mis ma tahan teha, siis mõtles mulle 10-3 ja ma ei tea, mida eluga peale hakata. Ütles, tead Ahto, et tegelikult on kolmelisi ka vaja, päriselt. Nii mõnigi kolmeline võtab hunnik viielisi pärast tööle. Ja see lause on mind päriselt nagu elus edasi kandnud, seda ma olen andnud nagu noortele edasi, et päriselt sellist nagu kolmelise krutskeid või peale hakkamist on tegelikult ka ettevõtluses vaja. Et tänu sellele ma jõudsin keskkooli, jõudsin ka sõjaväkke ja aulemaks. See pidi ka oluline olema, täna sain teada, panen CV-sse. Sellepärast, et mul lõuad ei seisnud kinni ja sain topelt kätekõverdusi teha. Noormehed näevad seda tulevikus. Ja siis jõudsin puhtalt sellepärast, et ma ei tahtnud maal olla. Ma tahtsin kuidagi maalt välja saada ja läksin õppima inseneriks. Nominaalajaga lõpetasin lausa. Ja ma unustasin ühe osa veel ütlemata ära, et kuidas Tartu Ülikooliga see seosab. Et kui ma 8. klassis ütlesin matemaatikaõpetajale, et ma lõpetan Tartu Ülikooli, siis ta ütles, et siis jumala päike läheb looja. Õnneks ei ole läinud. Et jumal tänatud. Ja siis jõudsin inseneriks, olen ehitanud väga palju suuri asju, sai kõrini, tunne, et tegelikult võiks veel suuremaid asju ehitada. Aga tekkis võimalus minna nagu sellest palgatööst ja töölainelt, et võta korra vastutus on ja täiesti pankrotist ettevõtet päästma. Et aasta pärast vaatame, mis sellest saab. Jube edukas sai. Jumala kõrini nagu siiamaani meenutada. Õuduskuubis oli. Ma ei tea, miks ma selle vastu võtsin, aga kolmelise vaib vedas edasi. Et krutsked oli sees ja kõik sai käima. Ja mis seal nagu salata, see etapp sai läbi ja hakkas natuke igav jälle, eks see igavus viib ju edasi. Siis ütleme ka minu eas on võimalik lõpetada veel Tartu Ülikooli 2 aastat tagasi ja alustada startup'e ja ehituses, mis tundub täiesti nonsense tegelikult. No, ma ütlen, kes tahab seda teha, otsige kontakt, ma räägin, mis on riskid. Aga see läks käima tegelikult väga edukalt, töötab tänasenigi. Ja see on viin nagu elus tegelikult hästi palju edasi, see kirg, et teha midagi ja teha teistmoodi võib-olla. On ka see, aga ka tulevikus on võimalik ettevõtjaks minna ja kolmeliselt. Kas te oskaksite välja pakkuda, mis esimesena pähe tulevad edukaks ettevõtjaks olemise 3 kõige tähtsamat tunnust või tingimust? No, enda pealt. Hakkame järjest ütlema vist, 3 ja vahetame, muidu on praegu, et sa mõtled 3 välja, siis teine ütleb ära. Ütleme üks asi, võib-olla ambitsioonikus. See oli minu vastus. Ütleme ka... Ma toetan, see peab niimoodi, et ambitsioon on esimene asi, et väiksed, kus Eesti vanasõna on, et palju küsid, vähe saad, vähe küsid, üldse ei saa. Just... Ja ütleme ka kastist välja mõtlemist on tegelikult kõvasti vaja. Et see, kui sa mõtled, et me oleme alati nii teinud, no, see ei ole edukas. Sa pead tegema teistmoodi seda täiesti. Et erineda teistest, et sa jääd meelde, ma arvan. Ja ma nõustun sellega ja pean lisan juurde, et võib-olla selline see on rahvaretne sihikindlus või siis püsivus või eks seda siis see ambitsioon siis kuidagi suunab. Ja kui peaks veel midagi siit ütlema, mida minul antis Tartu Ülikool, siis kindlasti see asi, et kui ma enne olin nagu võib-olla mu vaade oli selline kitsaspekter, ma räägin oma ehitussektorit, siis Tartu Ülikool andis selle spektri, et tegelikult on ehituse kõrval veel hästi palju muid, pangandus, meditsiin või avalik sektor, et seda silmaringi, laiemat silmaringi on kindlasti vaja. Ja, lisaksin et siis midagi, et siis sellist, et oleks öelda nutikus, aga see on liiga igav, aga et proovi milleski olla nagu kõige parem või hea. No selle peale sinna ambitsiooni teemasse, aga... Eristuda ka. See on jah tagajärg siis. Et kas ettevõtjaks on võimalik õppida? Ja kui see vastuks oleks jah või jah võib olla või mine tea, siis äkki te
Äkki te niimoodi vihjate ka siis sellele, et milline on olnud teie ettevõtjaks saamisel või ettevõtjaks olemisel Tartu Ülikooli majandushariduse roll? Nüüd tundub küll, et küsimus oli pikem kui võimalikud vastused, aga... Ma võib-olla tulistaks siit minema, et tegelikult võib-olla ma ignoreerin su küsimust natuke ja vastaks teistmoodi. Tohib? Seda nimetatakse ettevõtlikkuseks. Just. Ma tegelikult võib-olla julgustaks, mina ei ole selle õhtu juht, mul on suur au olla Maaja sünnipäeval nagu kõigil noortel siin, et ma saan aru, et kõik see plejaad, kes siin on ju tegelikult praegult ekraanil, et julgustaks noori praegult tulla ja võtta pärast siin nööbis kinni ja esitada kas või rumalaid küsimusi, sest tavaliselt, kui ma vaatan neid peale minu, ülejäänud esinejad, siis need käivad suure raha eest, käivad väga suured ärijuhid kuulamas, et kasutage seda võimalust ja küsige julgesti võib-olla ka pärast teile. No ma lisan samapoolt ka, ma ei tea, proovin siis küsimuse pihta või mööda saada, ütleme, saab ikka õppida. Ühesõnaga, väga vähe inimesi sünnib ettevõtjateks, aga siis nad tegelikult ka ei sünni ettevõtjateks, see on mingi isikuomadus, jälle nagu meil ütles, see on isikuomadus käituda riskantsemalt, eks ju. Ehk kui ettevõtjaks ei õpi, see on riskikäitumine. Et selles mõttes, ikkagi ülikool annab selle nagu täispektri, et kui ma nüüd räägin oma kogemust teistpidi, mitte et kuidas ma sain ülikooli abil ettevõtjaks, vaid et mida ma näen nüüd nagu tööandjana, et siis lihtsalt keskhariduse inimesed on selliste liiga üldiste oskustega, neil on nagu erilisi oskusi, eks ju. Variant A, mingi õppige mingi amet, eks ju. Variant B, kui tahate nii-öelda ettevõtjaks saada, siis või kuidagi paremini edasi liikuda, mingi ülikooli, ükskõik mis ülikool. Väga suur erinevus on töötaja puhul, kas tal on mingi haridus või ei ole. Mida ülikool annab eelkõige? Ta annab sellise 360 kraadi vaate millelegi. Et näiteks mina IT-ettevõtjana, ma ka ei karda võtta tööle inimese, kellel on, ma ei tea, keskkonnaharidus näiteks, kuigi tal pole IT-haridust, sest et esiteks ta oskab alati läheneb asjale niimoodi, et äkki on veel midagi seal niimoodi, millele tuleb tähelepanu pöörata, sest ta on ülikoolis õpetatud, asi ei ole lihtsalt üks väike kindel riba, vaid ikkagi seal on kõrvaldistsipliine. Teine asi, mida ülikool annab ja alati ülikooli haridusega inimesi, ma vaatan, mida kõrgem praed, seda parema pilguga vaatan, on see, et kui sa oled juba sellise asja suutnud läbi närida 3 või 4 või 5 aastat või rohkem, eks ülikooli, oled lõpuni jõudnud, järelikult sul on mingisugune sooritusvõime. Ma võin sinu peale kindel olla, et no rohkem kui sellele, kellel on niimoodi kuidagi jumala abiga siis saadud keskharidus, eks ju, või niimoodi, et see on nagu hästi oluline kriteerium, eks, et kas on sooritusvõime peale, see on minu jaoks täielik nagu märk, et õpi ükskõik mida, aga tee lõpuni, eks, niimoodi. Ja noh, aga siis mida nüüd õppima minna, siis ma ütlen, et mingi õppima seda, mida süda kutsub. Et kui süda kutsub siia, tulge siia, eks ju, miks ma nii ütlen, et just IT-s ma hästi palju näen seda, et inimesi suunatakse praegu propaganda saatel, õpetatakse korstnapükkijad ja kõik nii edasi programmeerijateks, eks niimoodi. Tulemus on see, et me jääme ilma heast korstnapükkijast ja saame viletsa arendaja, eks, et ühesõnaga see läheb selle teistpidi kokku selle ambitsiooni jutuga, et leidke endast see, mida te päriselt tahate õppida ja proovige olla seal kõige parem. Et te ei pea selle raha tingimata suures hulgas kokku ajama, aga te vähemalt annate mingi panuse maailmale siis.